Gareth Bale tegi teatavasti suurepärase käärlöögi ja jäi see Ronaldo viimaseks mänguks Reali särgis, kui siin Vini Junior teeb väikse vea. Valverde, madal pall kasti, tuleb ilusasti ja Vini Junior Reali numero 7 paneb ikkagi palli väravast mööda. Taas kord asjalood kenad. Vinicius, Pape juba jooksu läheb. Pape suunas palli. Otsib Trent Pape'd, aga Pape palli võrku ei pane. Oli tõesti Realil väga siin mängu 1-0 minna juhtima. Aga tigas. Unistamas, et lüüa üle Ronaldo Champions League rekord. Ronaldo rekord 17 ühel hooajal Champions League'is. Pape hetkel 3. Ma arvan, siis oleks ka löök teile läinud. Aga ei ulatunud. Ja oli ka siin veel olnud. See kõik võib muutuda. Vinicius. Lõigab kaestile peale ka! Ja milline värav Vini Juniori poolt! Ja sellise väravaga oleks rahul ka Cristiano Ronaldo! Ja paljatants pannakse peale! Ja Vini Juniorilt suurepärane värav ja nüüd on Anatoli Trubin. Kaastanit tulest välja ei päästa ja Lissaboni. Ja sellise väravaga oleks rahul ka Cristiano Ronaldo! Ja Jose Mourinho peab selle värava alla neelama. Ja Vini Juniorile tundub, et tuli joolane kaart. Käib asja. Mis siin Vinile veel näidata on? Ja see ei ole okei. See otse loomulikult läheb siin Lissabonis väike käest ära ja Jose Mourinho ja Vini Junior. Pressiani muidugi kattis ära seal oma. Ja no miks on vaja? Vinicius võtab siin Brasiilian ette ka ja Vinicius 3-4 rünnak Real Madridil, 3-4, Pareira ostas Luksemburgi mees versus Brasiilane. Vinicius võtab ise ette, jätkab Vinicius, tuleb ka löök ja väga raske nurga alt sai Vini löögile ja Trubin toob ära ja oli Real Estadio Lužil. Samal ajal tuleb Real Madrid kontrasse. Vinicius võetakse veaga maha. Vini nõuab kaarti ka, aga Vini liiga nõulik olla enam ei saa. Aga 12 lisaminutit. Ja teedid siin ja mõnus. Taaskord, kui nüüd seekord Georgi Sudakov tegi Vinile haiget. Iga võimalik võtta ka enda viskase minema. Ja no näiteks muidugi kohtunik tegutseb. Seal Vini Junior Lužil, kuigi Real selle mängu võidab, mis sa ära ka teed. Aga egas midagi, teeg oli koos.